ja ikka nii nagu meie tööjuhis siis käsib, alustame sellest, et joonistame, ai, siin on trükiviga, näete, mitte nõgus peegel, vaid ikkagi kumerpeegel peab olema nii nagu on siin pealkirjas öeldud. Ja jällegi ka kumerpeegli joonistamisel esimeseks asjaks on siis selle peegli kumeruse keskpunkti märkimine ja väga oluline tegelane on ka siis see peatelg ja eks ole, nüüd peame joonistama siis selle kaare, mis meil peeglit tähistab ja kummal pool kaart nüüd meil siis see peegeldab, oih, ära liikus. Eks mul läks natukene pahasti, ma joonistan käega selle õige joone üle. Sirkel läks vahepeal laiemaks. Jah, sest eks ole, et nüüd on peegeldavaks pinnaks ju kera välispind. See kera sisemine pind nüüd ei peegelda. Mul tuli natukene selline sinka-sonka, aga palun vabandust. Ja nüüd märgime jällegi peale selle fookus, eks ole. Fookus jagab siis selle raadiuse 1/3 ja 2/3, nii et ikkagi jälle 1/3 jääb peegli poole ja 2/3 jääb selle keskpunkti poole. Mul on siin mingi 3,5. No ma panen ta siia kuskil 2 sentimeetri peale umbes. Jällegi täpselt saaksime me selle siis, kui me joonistaksime 2 paralleelset kiirt ja vaataksime, mis nad siis teevad. Aga no lepime meie selle skemaatilisuse ka. Ja märgime siis peeglist suvalisel kaugusel ära ühe punkti. No ja et meil ei tekiks muljet, et see punkt peab alati olema sellest peateljest üleval pool, paneme seekord selle punkti siia peateljest allapoole. Ja siis me leppisime, et me C-ga ei tähista, sest C on keskpunkt ja F-i ka ei kasuta. Nii et kui me nüüd võtame tähestikus A, B, C, siis võiks D olla näiteks. Siis võiks D olla näiteks see järgmine täht. Aga ta võib olla ka mis iganes muu täht peale C ja F-i. Nii et me oleme nüüd selle esimese tööjuhendi teiega seljatanud. Punkt 2 ütleb, et joonista sellest punktist lähtub ning peeglile langeva paralleelse kiire käik. Nii et nii nagu me eelmiselgi korral joonistasime paralleelse kiire, et teeme seda ka nüüd. Tõesti anname endast parima, et see kiir oleks meie teljega võimalikult paralleelne, jah. Ehk siis ükskõik kus kohast ma selle kiire kaugust ka sellest teljest ei mõõdaks, ma peaksin igal pool saama täpselt sama tulemuse, et siis on see kiir paralleelne. Eks. Ja sellised kiired, mis olid paralleelsed,
kumera läätse peateljega, nemad peegeldusid ja nelle peegeldumise joonistamiseks ei olnud meil tarvis mitte midagi muud, kui kasutada seda joonisele märgitud fookust. Ehk siis ma asetan joonlaua nüüd selliselt, et joonlaud läbiks selle peegli fookust ja langemispunkti ja nii ma saan siis joonistada selle paralleelse kiire käigu. Kiir tuleb peeglile paralleelselt peegli teljega ja peeglil loomulikult toimub siis peegeldumine ja peegeldumine toimub siis nii, et see peegeldunud kiir eemaldub siis langemispunktist fookuse sihis tõmmatud sirge suunas. Nii et langemispunkt ja fookus on see, mis määravad ära, kuidas see kiir peegeldub. Nii. Punkt number 2 täidetud. Punkt number 3. Käsib meil joonistada nüüd sellest punktist algava, aga peegelpinnaga ristuva kiire käigu. Eks peegelpinnaga oli risti selline kiir, mis oleks läinud sinna peegli keskpunkti, eks ole, aga ei saanud, sest peegel oli ees. Nii et selle kiire, mis on risti peegelpinnaga joonestamiseks, peame me ära ühendama omavahel 2 punkti. Peegli selle keskpunkti C ja selle punkti, kust meil need kiired siis välja tulevad, ehk D. Ja ma ei saa tõmmata seda joont kaugemale kui peeglini, eks, sest et kuna ta langeb risti peegliga, siis ta tuleb tuldud teed pidi tagasi. Aga ma näitan jällegi sellise katkendjoonena ära selle, et kui seda peeglit ees ei oleks, siis läheks see kiir sinna keskpunkti. Aga nooled ka, jah, see on see tuleb ja läheb kiir, eks ole. Nii et punkt 3 meie tööjuhises on täidetud. Punkt 4 ütleb, et vaatame nüüd neid peegeldunud kiiri jälle. Eks ole. Tuleb ja läheb kiir ja paralleelne peegeldunud kiir. Mida me võime öelda nüüd jällegi nende peegeldunud kiirte kohta? Kuidas nad teineteise suhtes on? Hajuvad, eks? Ehk siis, mida kaugemale me läheme, seda kaugemale nad teineteisest jäävad. Järelikult, eks ole, meil ei ole lootust, et peegeldunud kiired lõikuksid. Aga, eks ole, me leppisime teiega kokku, et kui meil tekib hajuv valgusvihk, siis me pikendame neid kiiri peegli taha ja mina juba olen neid pikendanud. Eks? Nii et ma joonistan neid pikendusi siia üldse mitte juhuslikult, vaid väga kindla tagamõttega, eks, ja jällegi ma pikendan just nimelt neid peegeldunud kiiri, mitte neid kiiri, mis peeglile tulevad. Ja eks ole, no mul sattus täpselt selle F-tähe koha peale,
aga see on punkt siis, kus tekib meil selle algse punkti kujutis ja märgime ta siis meil ka joonisel ära tähega D'. Nii et no natukene halvasti planeeritud, eks ole, et see täht F ja punkt omavahel kattuvad.